Tervist! Mina olen Maitu Tund ja tänases Elukooli tunnis ma näitan teile vaktsineerimise positiivsed ja negatiivsed külgi. Tere tulemast mu fucking elukooli. Ja nagu ikka hakkame siis halbadest uudistest ennem pihta ehk siis negatiivsetest külgedest. Ja esimene asi ongi turvalisus. Nagu me teame, me ei saa olla 100% kindlad, et see vaktsiin üldse töötab või on turvaline ja sellepärast teen mina ettepaneku lasta vaktsineerida kõigepealt kõik valitsusjuhid. Sest kui nad jäävad ellu, siis me teame, et vaktsiiniga on kõik hästi, aga kui nad saavad surma, siis me teame, et riigiga on kõik hästi. Ja samuti sa ei saa mulle öelda, et sa ei usalda vaktsiini, mis on loodud kuskil kõrgtasemetel laborites, tarkade teadlaste poolt, aga sa isegi ei kahtle ninna tõmbamast mingit valget pulbrit, mis on mingi suvalise venna käest tänaval kalli hinna eest ostsid. Ja samamoodi, kui sa sööd kananagitsed rahuliku südamega, siis sul ei ole ka vaja teada, mis vaktsiini sees on. Ja järgmine asi on siis mikrokiip. Mikrokiip siis ehk paljud inimesed arvavad, et Bill Gates paneb vaktsiini sisse mikrokiibi, mis on väga vale, sellepärast et see on täiesti mõttetu tegevus, see oleks ressursi raiskamine, sellepärast et sul on nutitelefon, mida aktiveerides sa nõustusid sellega vabatahtlikult, et ta jälgib su asukohta, ta tuvastab su nägu, ta salvestab su sõrmejälgi ja ta kuulab sind pealt. Ja olgem ausad, sul on telefon kogu aeg kaasas, sest sa ei lähe isegi sitale ilma telefonita. Ja elu normaliseerumine siis, miks ta on negatiivses tulbas? Noh, sellepärast sa pead jälle püksid jalga panema, sa pead jälle tööle minema, sa pead jälle inimestega sotsialiseeruma, sa pead jälle tööl kolleegide lolli nägusid vaatama, sa pead jälle püksid jalga panema, sa pead jälle vanaema juurde minema, aitama tal puid lõhkuda ja ma ei tea, kas ma juba mainisin, aga sa pead jälle püksid jalga panema. Ja see ise on juba vähemalt 8 punkti, miks ta on negatiivses tulbas. Aga aitab negatiivsetest külgedest ja lähme positiivse tulba juurde. Ja vaktsineerimise ainuke positiivne asi on suurem peenis. Jah, on teaduslikult kindlaks tehtud, et koroonavaktsiin põhjustab suuremat peenist. Sest ma lugesin seda Facebookist, keegi jagas seda. Ja kui sa loed seda Facebookist, siis sa tead, et see on tõsi. Ja nagu te näete siin, positiivne tulp kaalub kõvasti üle negatiivse. Sest olgem ausad, kui teil on võimalus saada suurem peenis või 99% võimalust, et te saate surma, siis come on, te võtate riski ja veeretate neid täringuid. Loog. Ja selle positiivse noodil võtakski täna tunni kokku ja tahaks teile veel kord südamele panna, et palun laske ennast vaktsineerida, et elu saaks jälle normaliseeruda ja ma saaksin minna jälle stripiklubisse põrandad lakkuma. Ja samuti vaadake meid ka järgmine kord, kui ma näitan teile abordi positiivsed ja negatiivsed külgi. Mina tänan.